ma olen kogu aeg mõelnud selle peale, et tahaks rohkem monosaateid teha ja ma olen saanud nii palju ettepanekuid selle osas, et Liisa peaksid rohkem monosaateid tegema. Et muudkui ma siin podcastis olen küsinud teistelt ja olen kogu aeg nagu teistele sõna andnud viimastel aastatel, alguses ju tegelikult rääkisin rohkem ise. Ja siis ma tegelikult sain mingid kommentaare, et ma räägin liiga palju ise või et ma saan, et ma nii-öelda intervjueerin küll teisi, aga samal ajal seal intervjuu käigus jagan nii palju ise, on ju. Ja see on nii huvitav, kuidas mõned ütlesid, et just nimelt see minu podcasti väärtus oligi, et ma jagasin nii palju ka enda protsesse ja see just nimelt see minu sügavus ja minu taust ja minu kogemused ja see minu kanaldused ja kõik see on ju, et see just lõi sellele iga intervjuule nagu veelgi enam väärtust. Ja siis teised kirjutasid, et mis mõttega nagu kommenteerisid, mis mõttega ma neid külalisi sinna endale saatesse kutsun, kui ma ei lase neil kogu see aeg rääkida, vaid jagan ka endapoolseid teemasid. Ma ei tea, kas see oli sellest või midagi veel, aga igal juhul ühel hetkel tekkis selline tunne, et hea küll, et ma siis kasvan sinna paremasse intervjueerijasse ja annan külalistele rohkem võimalust rääkida ja kuidagi olla. Ja siis see on sinna läinud ja siis praegult üha rohkem tegelikult olen saanud seda tagasisidet ja nagu ma ütlesin, et Ali, et sa võiksid ise rohkem rääkida või et sa võiksid ka rääkida või et ma tahaks sinu käest hoopis küsimusi küsida või et sa võiksid oma tõde rohkem rääkida või ennast rohkem jagada. Ja siis ma praegult siin tegelikult hästi haavatavas kohas, hästi suurte protsesside keskel hüppangi eksprompt salvestusse, olles varasemalt olnud täiesti edasilükkamise kuidagi võrgustikus või sellises nagu kettas või rattas, et ma olen kogu aeg mõelnud, et ma pean selleks, et neid monosaateid salvestada, siis mul peab olema mingi hullult ilus stuudio ja selleks ma pean ise olema mingi üles vukitud ja meigitud ja kindlasti ei tohiks seda teha elutoa põrandal diivani ees istudes, põrandal istudes, vaiba peal istudes dressikaga ja ehk siis teen hetkel seda, mida ma olen tegelikult endale kogu aeg öelnud, et ma ei tohiks teha ja mille tõttu ma olen seda kogu aeg edasi lükanud seda enda monosaadete tegemises algust. Ega ma tegelikult ei teagi, kas ja kuidas see tuleb, aga tunne oli täna hästi tugev, mis ütles, et davai, hüppa laivi. See pole laiv, aga hüppa salvestusse. Sest mul on viimasel nädalal tegelikult olnud nii palju sügavaid vestlusi oma ilusate sõbrannadega enda ümber. Ja mitte ainult sõbrannadega, vaid paari tegelikult meessoost isikuga ka. Ja ma olen kuulnud, kui palju on nagu, just nimelt see märts on läbi olnud, et kui palju inimesed on tegelikult vaeva näinud just nimelt selle märtsikuuga. Et kõik need asjad, mis meil siin olid, on ju, et nagu astroloogiliselt eriti. Meil oli ju Veenus läks retrokraadi ja Merkuur läks retrosse ja Neptuun vahetas, no siis tähendab oli kõigepealt oli on ju täiskuu ja siis oli kevadine pööripäev ja siis Neptuun vahetas enda märki ja siis Saturn liikus on ju ja või midagi sihukest. Igal juhul neid asju oli väga, siis meil oli on ju kuuvarjutus ja päiksevarjutus. Ja neid asju oli nii palju ja ma tean, et ma kunagi jälgisin neid astroloogiat nagu rohkem ja siis ma hakkasin nagu märkama, et ma hakkan oma elu ise juhtima vastavalt sellele, mida ma siis kuulen, mis astroloogias on. Ja siis ma jälle jätsin mingil hetkel täitsa ära, et aidu ma joon, et lasta siis olla, et ma ei hakka üldse ennast kurssi viima sellega, et no seda ma ikkagi tegelikult jälgin, millal on täiskuu ja millal on kuu loomine. Aga et ma ei hakka ennast nagu liiga sügavale sinna sisse viima. Ja siis, kui ma selles märtsikuus olin ja märtsi lõppu jõudsin, märtsi nagu sihukesesse 3. nädala lõppu ja siis ma mõtlesin, et täitsa lõpp, mis toimub. Et mis toimub, et nii palju on just nimelt sisemisi sügavaid hirme üles tulnud, nii palju on mingisugust nagu hülgamishirmu, eneseväärtustamist,
kas ma olen väärtuslik või mitte, kas ma olen armastusväärne, kas ja kui palju ma võin seada piire, kas ja kui palju minu armastus või tähelepanu või energia väärt midagi on või kas või ka minu rääkimised või õpetused või jagamised või kanaldused on ju. Et need kõik on tulnud nii pinnale ja tegelikult elu ei ole andnud nii tugevaid põhjuseid, miks peaksid pinnale tulema, aga millegipärast on need kõik nii-öelda üles tulnud. Ja siis ühel hetkel ma ei jaksanud enam nende emotsioonidega tegeleda ma vajasin mingit nagu infot ja siis ma hakkasin uurima, et mis siis nagu toimub astroloogiliselt punkt 1 ja punkt 2, kuidas see siis minu astroloogilise kaardiga seotud on ja kuidas ta mind konkreetselt mõjutab. Ja siis, kui ma läksin ChatGPT-sse nende küsimuste ja algmaterjalide asjadega ja siis, kui ChatGPT ilma, et mina oleksin kirjeldanud talle, mida ma olen viimastel nädalatel või ütleme terve see märts tundnud, kui tema sinna tõi välja selle, et et sul on need ja need asjad nendes ja nendes mitte kanalides, vaid majades ja tänu sellele sa võid selle tõttu sa võid tunda ennast, ongi, et sa võid kõik hirmutavad üles, lapsepõlve traumad tulevad üles, hülgamishirmud tulevad üles, eneseväärtustamisega seotud, piiride kehtestamisega seotud asjad, rahateemad, suhteteemad, tööasjades võib tulla mingeid muutusi, on ju, et põhimõtteliselt kõik asjad, on ju. Ja kõik asjad olid täpselt sellised, millele ma sain nagu check ette kirjutada või ette teha, et kõik on täpselt need teemad olnud, mis ma olen siin märtsikuus kogenud. Ja nii palju, kui ma olen inimestega rääkinud, siis tegelikult ikkagi need samad teemad, no ütleme, need baasteemad, et mida siis Merkuuri ja Veenuse retro endaga kaasa tõid, need on tegelikult ikkagi olnud nagu kollektiivsel tasandil üleval, on ju. Ja siis see on nagu visanud hästi tugevas sellisesse lapsepõlve haavadesse või lapsepõlve haavade tervendamisesse. Ja siis see omakorda on visanud hästi suurelt üles või nagu on toonud nähtavale sellise emotsionaalse võimekuse. Ehk et kas ja milline on ehk siis see on see, et need haavad on nii lahti ja see lapsepõlve valu on nii suur, nii tugevalt üleval. Käisingi siin üks päev sõbranna Elina Kadaja juures hingamas. Väga soovitan, minge käige hingamas, soovitavalt regulaarselt tegelikult isegi. Siis seal tuli ka nii palju selliseid mälestusi, ma ei tea, lasteajast, kooliajast, erinevatest vanusest, erinevate inimestega, kus ma olen kogenud sedasamat hülgamishirmu või seda mitte piisav olemise tunnet või seda, et kui ma ei ole täiuslik, siis mind jäetakse maha või siis mind hüljatakse või siis ma pole väärtuslik enam või siis mind ei armastata enam või siis ma ei kuulu enam või hästi baasteemad. Ma saan aru, et nii paljudel on tegelikult need sarnased teemad ja ega see ei ole ju esimene kord, kui ma nende teemadega tegelen või et see ei ole ju, ma olen enesearenguga tegelenud mingi 18 aastat praeguseks. Et kauem, kui ma olen mitte tegelenud, olen siis tegelenud. Ja see on nagu selles mõttes huvitav, et olles nagu ikkagi tegelikult ju nende baashaavadega nii palju tegelenud ja siis ikkagi tulevad need taas ja siis vahepeal tekib selline ahastuse tunne, et kuidas see on nii, et ma olen nagu aastaid, varsti ma saan isegi öelda, et aastakümneid on ju tegelenud enese arenguga ja enesesse vaatamisega ja psühholoogide juures käinud, terapeut juures, grupiteraapias käinud, loendamatul kordadel teinud konstellatsioone, igasuguseid rännakuid, mediteerinud tohutult, kirjutanud tohutult, kõike on ju. Ja tegelikult olen väga palju puudutanud seda sisemise lapse teemat. Ja siis, et mismoodi ta ikkagi nagu nii haavatavalt hetkel välja tuleb. Ja siis minu on nagu ebareaalne, mismoodi see, et kuidas see saab olla võimalik, et planeedid nii palju mõjutavad või et see astroloogia nii palju mõjutab, et ongi, et ma saaks aru, et on niimoodi, et ma loen, et vot nüüd märts tuleb niimoodi ja naamoodi ja siis need ja need teemad ja siis ma juba olen kursis ja siis ma juba justkui võiks saada ennast nagu alateadlikult kuidagi nagu mõjutada, on ju.
aga ei olnud seda, mis tähendab seda, et need asjad olid üleval ilma, et ma oleks teadnud, et need asjadel on põhjust üleval olla. Ja siis vahepeal tekib niisugune, et mis mõttega me seda enesearengut siis teeme, kui ikkagi kogu aeg need asjad on üleval. Ja samal ajal siis ma olen teistpidi jälle vaatan, et tegelikult see sügavus, kus praegult nad üleval on ja kus sügavustesse ma praegult olen valmis nende teemadega minema, seda sügavust varasemalt ei olnud või seda sügavust nagu varasemalt see emotsionaalne kapatsiteet ei olnud mulle kättesaadav. Ja võib-olla see ongi üks põhjus, miks me enesearenguga tegeleme või peaksime tegelema. Et mida rohkem me kasvame, mida rohkem me sirutume emotsionaalselt, mida rohkem me küpseme, mida rohkem me nagu täiskasvanuks saame ja seda rohkem tekib meil võimekust ära taluda need rasked tunded ja mida rohkem meil tekib võimekust ära taluda neid raskeid tundeid, seda rohkem me ennast tegelikult tervendada oskame ja ehk siis, et ongi, et võib-olla see et üks osa minust, see mõistusosa minust ju tahab öelda, et nagu kurat, et ma olen nagu nii kaua tegelenud enesearenguga, ma olen nagu sadu tunde, võib-olla pingutan üle, aga mul on 10 tunde kindlasti pannud just nimelt selle sama sisemise lapse tervendamisele ja kõigele sellele, nende baashaavade tervendamisele ja ikkagi need on nagu nii rõvedalt, valusalt üleval. Et see võib tunduda justkui, et nagu ebaõiglane ja mina olen see ohver, et elu muudkui kiusab mind ja et ma ju olen teinud seda tööd ja miks jälle ja et justkui nagu vastu võidelda sellele, et need teemad on üleval. Ja siis samal ajal näha endas seda võimekust kogeda neid väikese mina, väikese ketu valusid täiesti enneolematu ehedusega või täiesti enneolematu sügavusega või intensiivsusega. Ja siis ma näen, et võib-olla need eelnevad kogemused on olnud lihtsalt need siuksed õrnad sibula koorimised või sellised õrnad ettevalmistused selleks, kus ma hetkel olen või mis ma praegult läbi teen. Et ma ei saaks praegult nendesse sügavustesse minna. Teiselt poolt ma olen nagu pahur, et miks need on nii valusad, need haavad ja nii valusalt üleval ja nii valusalt kogetavad. Ja siis samal ajal võib-olla ma kogen neid nii valusalt ja haavatavalt ja nii sügavalt ja intensiivselt just tänu sellele, et ma olen varasemalt nii palju teinud eeltööd, et üldse ma oleksin emotsionaalselt võimekas või võimeline sinna sügavusse minema. Ehk et kui kõik ei ole valesti, kui miski ei ole valesti ja kui kõik on õigesti, siis see on ju ka õigesti. Ja mulle tundubki, et see emotsionaalne kapatsiteet või emotsionaalne intelligentsus ja emotsionaalne küpsus tulebki tegelikult sellest, kui palju ja kui aktiivselt ja kui sügavalt ja kui kaua me oleme enda emotsionaalsete asjadega tegelenud. Seal loomulikult on oht jääda kinni, loomulikult on oht jääda spiraalina ketrama mingeid teemasid, ja siin on see minu meelest koht, kus on oluline, et meil oleks hea terapeut, kes oskab näha, et kuule, et sa luubid või et nagu liigu edasi või et ära luubi, et siin on nagu terapeudi abi minu meelest väga tugevalt tunda. See on see koht, kus on nagu seda terapeudi abi tunda, et kas ta laseb meil jääda luupima või mitte. Ja muidugi eneseteadlikkus samamoodi ja nagu suure pildi nägemine, tagasiastumine nagu pildist ja on 2 sammu tagasiastumine, suure pildi vaatamine ja kõik see. Aga et jah, et see on seda väärt, mulle tundub. Ja siis üks mõte veel, mis mul siin selle sisemise lapse töö ja selle valusse sukeldumisega on olnud, ongi olnud see, et ma olen oma loomult või ma olen mõelnud selle peale või minu natuur on selline, et ma tahan nagu asju korda teha, või et ma olen hästi avatud muutuma, ma olen hästi avatud õppima, ma olen hästi avatud arenema ja kui ma näen endas mingisugust varju kohta, siis ma olen hästi avatud seda lõpuni läbi tegema. Ja mul on olnud tunne või kuna see valu on hetkel nii intensiivne olnud, nii laastav ja kuidagi, siis mul on olnud selline nagu idee taustal või kuklas või alateaduses, et ongi, et ma pean hullult tegema midagi selleks, et see valu ära läheks.
ja siis ma olen saanud nii-öelda juhendust siin oma erinevate inimeste poolt ja tegelikult ka enda sisemusest, et see ongi kõige suurem tervendus, et ma olen valmis kogema seda valu. Ehk et võib-olla siit ka mõte nagu sulle edasi, et sageli me ei peagi tegema midagi muud, kui lihtsalt kogema ja julgema sukelduda sinna sisse. Ja et see ongi sageli väga suur tegemine, et me lähme sinna sisse, et ei ole niimoodi, et sa koged nagu sügavuti mingisugust väga rasket tunnet ja pärast seda pead veel hullult 17 sammu tegema selleks, et mingi tervendus tuleks. Vaid sageli just ongi see, et sa koged seda sügavat raskust, seda sügavat tunnet, et see tuleb, et see valu, selle valuga tuleb kaasa ka tervendus ja et see on automaatne, et sellest ongi piisav, et see ongi piisav, et sa lihtsalt koged seda valu. Et see on olnud minu jaoks üks selline allistumise koht või õppimise koht või siuke nagu mõistmise koht, et oota, et kas ma tõesti ei peagi rohkem tegema? Kas see tõesti ongi piisav, et ma lihtsalt kogen, et ma lihtsalt nutan, et ma lihtsalt luban enda sisemisel lapsel nagu, et ma lähen oma sisemise lapse juurde, kes on seal üksinda, jalutab mööda metsa, tunneb ennast üksikuna ja hüljatuna. Et ma lihtsalt lähen ta juurde, hoian ta käest kinni, võib-olla võtan ta sülle, korraks istume maha ja lihtsalt olen temaga ja tunnen ta sisemist valu. Ja siis läbi selle, et tervendada seda sisemist valu, saan ennast kogu aeg tuua tagasi siia täiskasvanu staadiumisse või täiskasvanu rolli või ellu või vanusesse ja öelda, et ma ei ole enam see väike, et ma ei pea enam kartma neid samu asju, et see muidu on kogu aeg see, et alateadlikult need hirmud käivad kaasas ja kogu aeg loovad ennast uuesti, mis minu näitel on täiega olnud, et ma olen nagu mustrina kogenud sarnaseid asju erinevates valdkondades ja mõistes, et nüüd, kui ma neid asju sügavalt läbi tunnetan, siis esiteks ma saan neid ära hakata tervendama ja teiseks ma saan hakata tugevamat eristumist tooma, et see lapsepõlve valu ei trigerdaks mind täiskasvanuna või ei juhiks mind täiskasvanuna, kas siis tegema või vastupidi tegemata jätma mingisuguseid asju. Ja see on ju see, miks me tahame seda tervendust teha, et meie täiskasvanud, me ei saa ju oma minevikku muuta, ma saan lihtsalt oma minevikku näha, vastu võtta, jaatada, hoida seda empaatiaga, vaadata enda minevikule ja mida ma muuta saan, on oma olevik ja potentsiaalselt siis läbi mineviku jaatuse ja oleviku muutuse saan ma siis ka oma tulevikku muuta, jah, et need on nagu sellised ja siis ongi, et tuua sinna seda nagu eristumist vahel, et ma ei ole enam see väike tüdruk, ma ei pea enam kartma seda või et ma ei pea enam nagu ennast väiksemaks tegema või ma ei pea ennast muutma või et ma ei pea enam, ma ei tea, armastust jahtima või välja teenima või ma ei pea enam, et on okei olla ehe, mitte täiuslik, vaid ehe. Ja isegi kui lapsena võib-olla ei olnud seda et oli nagu mingi teistsuguseid kogemusi, mis ütles, et ehedus on ohtlik või et armastus on ohtlik või et ma ei ole armastust väärt või et ma nagu tingimustega armastusväärne olen. Et siis mis siis, kui see täiskasvanu elus nüüd muutuks ümber. Ja see on see töö, miks me tahame minna sinna lapsepõlve, just nimelt nendesse core traumadesse, nendesse põhihaavadesse, baashaavadesse, et muuta ümber need uskumused, et ma täiskasvanud 36-aastase naisena hakkaksin uskuma, et ma olen väärtuslik, hakkaksin uskuma, et ma võin teha monosaadet, seepärast, et mul on midagi öelda, seepärast, et see, mida ma ütlen, on väärtuslik või et minu energia on väärtuslik või et see, et ma panen oma tähelepanu kellelegi, et see juba on väärtuslik. Et ma ei pea üle andma, ma ei pea üle nagu esinema või nagu performima, ma ei pea üle nagu deliverdama mingeid asju selleks, et olla armastusväärne või nähtud või hoitud või armastatud, on ju. Ja see vabadus, mis sellega kaasneb, see kergus, see rõõm, see nagu vabanemine sellest koormast, mis lapsepõlves see väike 5, 3, 2, 1, 4 kuune, mis iganes aastane tüdruk, poiss, kes sa oled,
endasse võttis, et see koorem enam ei suruks vastu maad, et me saaksime selle lahti lasta. Ja ma olen väga palju kuulnud neid, et mis mõttega seal minevikus sobrada on ja mis mõttega seal minevikus käia, et ma ei tea, ela olevikus ja mine vaata tuleviku poole. Ühelt poolt ma nõustun ja siis teiselt poolt ma lihtsalt kaastundega ei nõustu, nagu kaastundlikult ei nõustu. Seepärast, et me ei ole puhtad lehed olevikus, meie olevik on nii tugevalt põimitud meie minevikuga ja sealt edasi tegelikult veel süsteemselt on ju põlvkondade traumadega või põlvkondade harjumuste, uskumuste ja kõige sellega. Ehk et kui see oleks tõde, et me saaksime elada olevikus ilma, et minevik meid mõjutaks, siis loomulikult poleks vaja sinna minevikku minna. Aga et see ei ole ju tõde. Meie minevik igal juhul mõjutab meid, meie uskumused, meie käitumine, meie reaktsioonid, meie valikud, see kuidas sa valid elada, kellega sa valid elada, kuidas sa rahaga valid ümber käia, kas sa valid trenni minna, kas sa valid süüa, mida. See kõik on seotud, tahad sa või ei taha, sinu minevikuga. Ja see on see baas, on ju, et kui sulle ei meeldi sinu olevikus miski, siis jah, muuda täna asju, et homne oleks teine, on ju, teistmoodi. Aga kui me jälle vaatame kvantfüüsikasse või kvantajusse ja sellesse niisugusesse kvanttasandi aju toimimisse, neuroloogiasse ja neuroteadusesse, et mismoodi see aju töötab, siis seal on ju väga konkreetselt nagu teaduslikult välja nagu toodud ja tõestatud, et meie aju on nii mehaaniline ja et see on väga suur illusioon, et me suudame täna muuta päeva pealt mingeid asju. Ja vahel saab see otsuse jõud on ikkagi suur, on ju, et see et ongi, et otsuse jõud on suur ja siis me tõepoolest saame, aga siis sellel otsusel on ka väga tugev energia tavaliselt taga. Aga kui me lihtsalt heietame ja oleme nii-öelda mitte otsuses tegelikult, siis seal ei muutu midagi, sest selleks, et oma alateadust ümber programmeerida või alateadust ümber muuta, selle jaoks läheb väga konkreetseid tehnikaid vaja, selle jaoks läheb väga konkreetseid nagu teadmisi vaja ja nii-öelda ongi aega 21 päeva vähemalt selleks, et oma alateadust ümber programmeerida, on ju. Et see on väga pikk, selles mõttes võrreldes sellega, et inimesed ütlevad, et päevaga saab kõike muuta, et see on ikkagi pikem protsess. Ja see on see, mille pärast tegelikult me peaksime, miks eneseareng on nagu nii ilus ja miks ta on ka lõppematu, sest et ongi, et need kihid, kuhu ma täna näiteks olen läinud või ütleme praeguses, ütleme siin märtsis, et kuhu ma olen läinud või kukkunud või suudnud sukelduda teadlikult oma sisemise lapse valudesse, et need kihid ei olnud mulle kättesaadavad, ma ei tea, 10 aastat tagasi, 5 aastat tagasi, võib-olla isegi 3 aastat tagasi. Et need on ikkagi kättesaadavad nagu praegu tänu sellele eelnevale tööle, mis ma olen teinud. Ja ma arvan, et see tervendus, mis ma sellest kogemisest saan, ei ole olnud samamoodi kättesaadav varem. Täna just mediteerisin ja siis tuli hästi tugevalt see tunne, et alles nüüd hakkavad mingid asjad muutuma. Seepärast, et alles nüüd ma olen lubanud endal neid valusid nii sügavalt kogeda. Et alles nüüd ma saan vabaks mingitest asjadest ja alles nüüd saavad mingisugused unistused päriselt võimalikuks. Sellepärast, et seal ei ole seda tohutut filtrit, seda lapsepõlve haava filtrit ees. Ja see on see põhjus, miks ma väga soovitan sul tegeleda enesearenguga. Olla uudishimulik enda osas. Ma mäletan, ma olin napilt gümnaasiumis, kui mul tekkisid küsimused, et miks me käitume nii, nagu me käitume, miks mina käitun nii, nagu ma käitun ja miks teised ei käitu nii ja miks mind ärritavad või rõõmustavad mingid asjad, aga teised leiavad rõõmu või ärritust hoopis teistest asjadest. Et mismoodi me oleme erinevad ja miks me oleme erinevad ja kuidas me vormume selliseks, nagu me oleme. Ja kui ma olen selline mingites aspektides, nagu ma ei taha, et ma oleksin, kas ma olen võimeline ennast muutma ja kuidas seda siis teha? Ma ei tea, kuidas teile, aga mul olid sellised küsimused juba
ongi, ma mäletan gümnaasiumis, ma käisin koolipsühholoogi juures, sest keegi ei osanud mulle öelda neid vastuseid. Mul ei olnud kellegagi rääkida ja siis ma läksin psühholoogi juurde, et äkki tema oskab minuga filosofeerida. Ja hakkasin lugema Paulo Coelho raamatuid ja sealt hakkas see teekond pihta, ma olin niisugune 16-17. Aga tegelikult enne seda juba olid need teemad minuga. Ja see on ka põhjus, miks need teemad on kogu aeg minuga olnud, seepärast, et see nagu sisemaailm tundub nii huvitav ja mulle tundub, et nii kui me kaotame ära selle uudishimu enda osas või elu osas või kui me kaotame ära selle avatuse või õpetatavuse ja selle võimekuse muutuda, võimekuse tunnistada endale, et oota, et mul on mingid varjud, võimekuse nagu vaadata, et oota, ma täiega seal nagu olin egos või et see käivitas seda või hästi tugevalt olen ma tegelenud sellega, et kust platvormilt mingid asjad tulevad, soovid, ütlemised, reageeringud, vajadused, et kas nad tulevad mu mõistusest või nad tulevad mu südamest, kas nad tulevad puhta koha pealt või nad tulevad mingist reageeringust, veelgi mingist valust. Ja siis avastada, et oh my god, et nii kui ma hakkan seda küsimust endal küsima, siis seal on nii tohutult palju vastuseid ja näiteid, kui palju asju tulevad valu pealt. Ja siis hakata nägema neid ja hakata vaatlema neid ja hakata tunnustama neid. Kõigepealt tunnistama ja siis tunnustama ja siis läbi selle tunnustamise, läbi jaatuse hakata neid vaatlema ja vastu võtma ja läbi selle nad saavad hakata muutuma ja vabanema ja avarduma ja siis ma saan hakata tegema teadlikumalt südametasandi valikuid, mitte nii väga egopõhiseid valikuid. Ja kuidas mu elu kvaliteet siis sellega seoses kohe paraneb ja muutub ja kuidas siis suhted ümberringi hakkavad muutuma ja peegeldama seda, et oot, et ma ei ole ise enam nii egos, järelikult ei pea ka maailm nii egos olema. Ja kuidas siis väga nagu kehvad ja rasked suhted enam ei kanna seda võimuvõitlust, vaid hoopis saavad südametasandi ühenduse. Või et kui palju sügavamaks lähevad sõbrannadega suhted või millised paarisuhted on tegelikult veel võimalikud. Et see eneseareng ja need küsimused iseenda vastu ja kui me paneme kinni selle küsimuste koha, kui me enam ei huvitu iseendast, kui me ei ole enam õpetatavad, kui me ei ole enam avatud muutuma, kui tohutult suure osa me tegelikult endast kinni paneme, siis see tekib ju selline nagu, tekib ju see koht, et ma olen valmis või et mul on kõik korras või et ma olengi nüüd selline, aga see on ju seisak. Ja taaskord, kui me vaatame kvantfüüsikat või see pole isegi ju kvantfüüsika, kui me vaatame füüsikat, siis füüsika üks baasreegel, baasseadus on ju see, et energia ei muundu ega ei teki ega kao, vaid muundub ühest olekust teise, mis tähendab seda, et ei ole võimalik, et energia seisab, energia kogu aeg liigub. Küsimus on ainult selles, mis suunas ta liigub, kas edasi või tagasi, mis omakorda tähendab seda, et ei ole võimalik, et sa oled paigal. Jah, ma usun seda, et me saame pause teha. Ma usun seda, et me saame pärast keerulisi või väljakutsuvaid spurte, näiteks mingit enesearengu spurte, me saame öelda universumile, et teeme korraks pausi või anna mulle hingetõmbe aega. Aga see hingetõmbe aeg on justkui nagu autol gaasipedaali mahavõtmine ja vabakäigul jooksma laskmine, et meil justkui tundub, et me liigume edasi, aga me liigume edasi ainult inertsist. Ja kui me ühel hetkel gaasi juurde ei pane, siis me jääme seisma ja vaata, et võib-olla isegi hakkame tagasi veidi veerema. Ja auto jääb ühel hetkel seisma, aga universumis on see, et ongi meie osakesed kogu aeg liiguvad ja kui me ei liigu edasi, siis me liigume tagasi, aga me ei seisa ühe koha peal. Ehk et kui me ei ole avatud iseendale, kui me ei ole avatud ja kui me ei ole uudishimulikud enda käitumismustritele, enda valupunktidele, kui me ei vaata uudishimulikult, et oota, miks see mind trigerdab, miks ma närvi lähen, miks ma reageerin, miks mul on see armukadedus, miks mul on see ülgamisirm, miks mul on, mis meil veel on, miks mul on nagu mingid ärevused, miks mul on mingi tõestamisvajadus, miks mul on üks, teine või kolmas. Ja hakata uudishimuga, et miks mul on see, kust see tuleb. Ja siis avastada, tõenäoliselt on seal väga vähe pistmist sinu täiskasvanud minaga ja väga palju pistmist sinu väikese minaga, sellega, kes sa olid esimesest või nagu 0 kuni 5. eluaastani ja vaadatagi, et mis seal toimus, sest sinu kogu maailm tegelikult sai enamuses paika pandud seal. Ja siis, kui sa oled valmis kohtuma
selle pisikese sinaga, kes ühel või teisel moel koges mingisuguseid valusid. Ja siin on see koht, kus on see emotsionaalne võimekus, sest see valu on tihtipeale nii suur, et see tundub, et see halvab ja see tundub, et see matab endasse ja tundub, et see on täiesti tappev valu. Ja seepärast me ei taha sinna minna, meie närvisüsteem ei ole tihtipeale valmis sinna minema, sest see on lihtsalt nii valus. Nii valus on olla see 2-3 aastane mina, kogedes seda, mida sa oled kogenud. Ja siis, kui me ei lähe sinna, siis me hülgame, ignoreerime ja tegelikult ainult ju kordame neid samu mustreid, mis me seal mida me seal lapsepõlves kogesime, võimendame neid. Ja siis selle asemel me võiksime hoopis hakata tervendama ennast läbi selle, et me enam ise ennast ei hülga, et me ise oleme enda jaoks olemas, et me ise lähme enda juurde, ootamata, et keegi teine tuleks ja kallistaks meid, vaid et me ise oleme endale need tervendajad ja ärahoidjad. Ja võttes vastu selle valu, võttes vastu selle retsi tunnete laviini, selle tohutu südame kokkutõmbamise, selle, ma ei tea, kurbuse, ahastuse, ebaõigluse, nukruse, üksinduse, hirmu, süütunde, kõik need rasked häbi, mis me veel on, kõik need siuksed nagu viha. Et võttes vastu kõik need ja lubades esimest korda elus võib-olla sellel väikesel sinul tunda neid tundeid. Ja siis sa saad vaadata ongi, et kui palju emotsionaalset intelligentsust sul on, kui kaugele sa oled valmis minema. Ja see on põhjus, miks paljud vajavad sellise protsessi tegemiseks kedagi, kes hoiaks ruumi, kedagi, kes juhendaks, kedagi, kes aitaks läbi tulla sellest võitle-põgene režiimist või reaktsioonist, kuhu närvisüsteem läheb, kui ta hakkab neid tugevaid baashaavasid uudistama lähemalt. Sellepärast on väga oluline, et sul oleks kvaliteetne terapeut. Selleks väga paljud teevad neid psühhedeelikume, sest et tavateadusest tulevad meil nii tugevad plokid peale, ja me ei lähe läbi nendest. Ja siis tihtipeale inimesed, kes ei ole võimelised ise läbi minema või tahavad kiiremini läbi minna, nendes kaitsetes siis ongi erinevad looduslikud toetajad meil tegelikult ju looduses on ju. Mitte, et ma neid propageeriks, aga lihtsalt see on üks põhjus, miks paljud neid teevad, on ju. Igal juhul eesmärk on ju üks minna nendest kaitsetest läbi ja see on see koht, kus tuleb välja see emotsionaalne kapatsiteet, et kas sa saad minna sellest läbi, kas sa suudad ära taluda neid valusid ja siis võttagi vastu see idee, et juba see, et sa koged seda lapsepõlve valu, on tervendav ja et sellel on positiivne mõju, vabastav positiivne mõju sinu täiskasvanud oleviku minale ja ka kindlasti tuleviku minale. Siuke mõtisklus tuli täna sulle siin. Loodan, et sellest oli sulle abi. Loodan, et see andis sulle võimaluse võib-olla natukenegi kohtuda või vaadata kas või enda sisemise lapse poole. Võib-olla natuke tunda, kui üksik ta võib seal olla. Natuke võib-olla võtta vastutus täiskasvanuna selle eest, et sinu enda, sinu väike laps, sinu sisemine laps on ju, sinu väike kogem, nagu see, keda sa kogesid lapsena. Et tema vajab sind ka. Ja võib-olla see andis sulle jõudu või uudisimu minna teraapiasse ja endaga natuke lähemalt tuttavaks saada. Aitäh, et sa kuulasid. Ja kui sul on kommentaare, kui sul tahad jagada midagi, siis ma alati kirjuta mulle sotsiaalmeedias, jaga seda saadet sotsiaalmeedias, et teised samamoodi kuuleks, et see sõna leviks. Et mina ise olen saanud nii palju häid podcast'e või häid laule või häid artikleid või ka koolitusi tänu sellele, et keegi jagab neid oma Insta stories. Või siis kas või inspiratsiooni trenni minna, kui ma näen, et keegi on trennis, on ju.
et me kunagi ei tea, millal meie väike tegevus võib kellelegi väga suurt mõju avaldada. Nii et like'i, share'i, kommenteeri, jaga kõike seda selleks, et anda oma panus maailma paremaks muutmisele. Kohtumiseni järgmisel korral.